Ja täna ma tahan rääkida sellisel teemal nagu, ma panin selle nimeks ligimese armastus, aga see oli lihtsalt see nimi, mis ma siin paar minutit tagasi välja mõtlesin. Aga vaatame siis, millest ma räägin täna. Apostlite teod 10. See on üks teema, mis Jumal on hakanud mulle kuidagi viimasel ajal just eriti näitama läbi Piibli erinevate kohtade. Apostlite 10:38. Kuidas Jumal Jeesuse Naatsaretist oli võidnud püha vaimu ja väega ja kuidas tema käis mööda maad ja tegi head ning parandas kõiki, kelle üle kurat oli saanud võimuse, sest Jumal oli temaga. Nüüd me näeme, et Jeesus pidi ka olema võitud püha vaimu ja väega. Me rääkisime eelmine neljapäev sellest, et meil on vaja püha vaimu ja väge. Aga nüüd, kui me vaatame edasi, siis ta ütleb, et oli võidnud püha vaimu ja väega ja kuidas tema käis mööda maad ja tegi head ning parandas kõiki, kelle üle kurat oli saanud võimuse, sest Jumal oli temaga. Jeesus tegi head. Amen. Ta lihtsalt ei kuulutanud midagi, mis oli hea. Ta lihtsalt ei kuulutanud evangeeliumi, aga ta tegi head. Ja lähme vaatame Luuka 4. peatükki. Ja siin on Jeesus just tulnud välja kõrbest. Piibel ütleb, et ta tuli sealt välja vaimu väes. Ja Luuka 4:18. Jeesus loeb Jesaja raamatust siin. Issanda vaim on minu peal, sellepärast on ta mind võidnud kuulutama evangeeliumi vaestele. Ta on mind läkitanud kuulutama vabaks saamist seotuile ja nägemist pimedale, laskma rõhutuid vabadusse, kuulutama issanda meele pärast aastat. Nüüd märka seda, keda tahab Jumal aidata. Jumal tahab aidata neid, kes on vaesed, neid, kes on seotud, kes on pimedad ja kes on rõhutud. Jumal tahab neid aidata. Ja selleks Jumal võidis Jeesust, et neid aidata. Ja selleks on tema meid võidnud, et neid aidata. Just neid inimesi. Ja kes, vaatame uuesti seda, kes on vaesed, kes on seotud, kes on pimedad ja kes on rõhutud. See pimedad ei tähenda ainult nagu füüsilised pimedad, aga see räägib ka vaimsest pimedusest, kus nende vaimsed silmad on pimestatud ja nad ei näe Jumala valgust. Jumal tahab nende ellu valgust tuua, et nad näeksid evangeeliumi valgust. Nüüd me näeme läbi evangeeliumite, läbi apostlite tegude, tegelikult läbi kogu terve Piibli. Jumal tahab aidata neid, kellel on vajadused. Jumal tahab aidata neid, kes on hädas, kes on rõhutud, kes on seotud, kes on kõrvale jäetud, kes on oma eluga nullpunktis. Ja tegelikult, kui me oma igapäevaelus näeme neid inimesi, kes on sellistes kohtades ja Jumal tahab neid aidata läbi meie. Ja me näeme seda, et Jeesus ei teinud lihtsalt hea tegevust. Vahest nagu kui me vaatame läbi Piibli, Jumal kutsub meid aitama neid, kes on vaesed, aitama neid, kellel on puudus ja olgu see siis materiaalselt või asjadega, aitama neid, kes on rõhutud. Ma tean, näiteks mõned kristlased annetavad, ma ei tea, vähiravifondi või erinevatesse fondidesse, et aidata neid, kellel on vajadus. See ei ole vale, absoluutselt. Me peaksime aitama neid, kellel on vajadus. Aga me näeme seda Piiblis, kui Jeesus aitas kedagi, siis ta tõi alati ka Jumala väe sellesse. Ta ei jätnud, Jeesus ei, kui me vaatame siin samas Luuka 7. peatükis on üks lugu, Luuka 7 ja ma loen 11. salmist. Järgmisel päeval läks ta linna, mida hüütakse Nainiks ja temaga ühes läksid tema jüngrid ja palju rahvast. Kui ta linna värava ligi jõudis, vaata siis kanti välja surnud oma ema ainust poega ja ema oli lesk. Ja suur hulk linna rahvast oli temaga ja kui issand teda nägi, oli tal väga hale meel temast ja ütles talle ära nuta.
ja ta astus ligi ja puudutas puusärki, aga kandjad jäid seisma. Ja ta ütles, noormees, ma ütlen sulle, tõuse üles. Ja surnud tõusis istukile ja hakkas rääkima. Ja ta andis tema emale. Aga neid kõiki valdas hirm ja nad andsid au Jumalale ning ütlesid, suur prohvet on meie seast tõusnud ja Jumal on tulnud oma rahvast katsuma. Nüüd Jeesus ei läinud lihtsalt selle lese juurde ja ei öelnud, ära nuta ja ei läinud lihtsalt ära, vaid ta tegi midagi. Tal oli hale meel, ta tundis talle kaasa, aga ta tegi midagi ja ta läks ja tõstis selle poisi surnust üles. Ja see on see, mis Jumal tahab meie elude läbi teha. Kui seal on kellelgi vajadus, siis jah, me lähme ja täidame selle vajaduse, me aitame neid, aga siis me toome Jumala väe neile. Siis me toome neile seda, mida nad tegelikult vajavad. Sest et kui me läheme mõne kodutu või joodiku juurde ja me anname neile raha, siis see on ajutine. Aga kui me anname neile Jeesuse, siis see on igavene. Ja me alati peaks mõtlema sellisel viisil, et me ei taha lihtsalt teha heategevust lihtsalt heategevuse pärast, vaid selleks, et jõuda inimesteni evangeeliumiga. Ja me näeme seda läbi Jeesuse elu, me näeme seda läbi apostlite. Vaatame apostlite 3. peatükki. Apostlite 3 loen 1. salmist. Aga Peetrus ja Johannese läksid pühakotta palvusele, mida peeti 9. tunnil ja üks mees, kes oli ema ihust alates halvatu, toodi sinna. Ta pandi iga päev pühakoja ukse ette, mida hüütakse ilusaks, ande paluma pühakojas käijalt. Kui see nägi, et Peetrus ja Johannes tahavad minna pühakotta, palus ta neilt andi. Siis Peetrus ühes Johannesega vaatas temale otsa ning ütles, vaata meie poole. Tema jäi teraselt neile otsa vaatama, oodates, et neilt midagi saada. Aga Peetrus ütles, hõbedat ja kulda mul ei ole, aga mis mul on, seda ma annan sulle. Jeesuse Kristuse Naatsaretlase nimel tõuse üles ja kõnni. Ja ta haaras kinni tema paremast käest ja aitas ta üles ja seda maid said tema jalapõiad ja luupeksed tugevaks ja ta kargas üles, seisis ja kõndis ja läks ühes nendega pühakotta sisse, kõndides ja hüpates ning Jumalat kiites. Ja kõik rahvas nägi teda kõndivat ja Jumalat kiitvat. Nad tundsid ära, et see oli seesama, kes oli istunud kerjamas pühakoja ilusa värava ees ja nad panid seda väga imeks ja olid hämmastunud sellest, mis temale oli sündinud. Halleluuja. Me näeme jälle sellist olukorda, kus mees kerjas ja ta oli ilmselt kerjanud seal juba pikka aega. See ei olnud lihtsalt see üks päev, kus ta oli seal kerjanud, sest et see rahvas, kes seal templis oli, nad tundsid teda. Ja nüüd ta küsib raha. Nüüd, kui sa mõtled, milleks sellisel mehel raha on vaja, ilmselt on see, et ta ei saa tööd teha ja tal on vaja millegagi ennast ära elatada. Tal on vaja süüa ja mis iganes muuks asjaks. Aga nüüd Peetrus ei andnud talle raha, sest et ta teadis midagi muud, mis lahendaks ta probleemi lõplikult. Ja see on Jumala vägi, see on Jeesuse nimi. Ja siin ta ütleski seda, et hõbedat ja kulda mul ei ole, aga mis mul on, seda ma annan sulle Jeesuse Kristuse Naatsaretlase nimel. Tõuse üles ja kõnni. Nii et me peame seda püha vaimu juhtimisel tegema. Alati ei olegi vaja raha anda. Vahest me peame andma neile evangeeliumi, andma neile Jumala tervendava väe. Sest vahest on see, et kui sa annad neile raha, siis nad võtavad uue viina endale ja see ei vii neid mitte kuhugi paremasse kohta. Parem ütle neile, et ma lähen ja ostan sulle süüa, eks ju. Et siis on kindel vähemalt, et see läheb õigesse kohta. Aga mida nad tegelikult vajavad, on Jeesuse vabastavat väge. Ja me peame seda neile pakkuma. Vaatame Luuka 19. peatükki. Luuka 19, loen 10. salmist. Sest inimese poeg on tulnud otsima ja päästma, mis on kadunud. Inglise keeles ütleb, et kadunut või kes on kadunud. Sest inimese poeg on tulnud otsima ja päästma, mis on kadunud. Jeesus, tema iseloom on see, et ta otsib ja ta päästab neid, kes on kadunud.
Ja maailma vaatepilt on jällegi see, et kui nad näevad kedagi tänava kõrval või kedagi, kes on asotsiaal või kedagi, kellel ei ole palju raha, neile vaadatakse alt kulmu nii-öelda. Neist kõnnitakse mööda. Aga meie süda peaks olema pehme sellistes olukordades ja me peaksime nendega käituma Jumala armastuse läbi. Ja me peaksime neile pakkuma seda, mis meil on. See on Jeesuse nimi, see on Jumala vägi ja võimalusel aitame neid materiaalselt, praktiliselt, aga me peame pakkuma neile Jeesuse nime, me peame pakkuma neile evangeeliumit ja Jumala väge. Sest et see on see tõeline abi, mis neid aitab. See oli nüüd üle-eelmise nädala pühapäeval, kus peale koosolekut läksime Prismasse ja seal oli, hakkasime uksest sisse minema ja seal oli üks naine, kes küsis meilt raha või ta küsis süüa. Ta küsis süüa ja me saime talle süüa osta, aga jällegi me saime talle kohe ka evangeeliumit kuulutada. Ja me andsime talle süüa, Kai kuulutas talle evangeeliumit ja me saime palvetada tema eest ja me saime palvetada, tal olid mingisugused kodused probleemid seal ja ta vist tegi päästepalve ka. Ja tänu Jumalale, nii et ta sai päästetud ka. Aga kui ma oleks lihtsalt talle süüa andnud, see oleks talle ajutiselt mingisuguse kergenduse andnud. Aga ta vajas evangeeliumit, ta vajas Jumala väge, ta vajas palvet, ta vajas kogeda seda, et Jumal armastab teda. Isegi selles olukorras, kus tema oli, kus tal ei olnud raha, tal olid igasugused pereprobleemid ja nagu maailmas inimesed on igasugustes probleemides. Kui me näeks nagu iga inimese pea kohal, nagu, mis kõik nende elus toimub, siis me oleks šokeeritud. Aga Jumal näeb neid. Jumal näeb neid inimesi seal tänaval. Jumal näeb, millest nad on läbi minemas. Ja meie saame minna nende inimeste juurde ja hakata lihtsalt oma vaimust rääkima nende ellu. Sest et isegi kui meie ei tea, mis nende elus on toimumas, kui me hakkame neile rääkima Jumalast ja tema armastusest, siis meie seest saavad tunnetuse sõnad, prohvetlikud sõnad tulla. Ma kuulutasin ühele naisele ükskord evangeeliumi ja tavaliselt ma lihtsalt kuulutan lihtsalt evangeeliumi, eks ju. Jeesus suri sinu eest risti peal, kandis sinu patud, aga seekord millegipärast mul tuli südamesse, et tuua välja see detail, et Jeesuse peas oli okaskroon. Ja ta kandis meie depressiooni, ta kandis meie ärevuse, ta kandis meie hirmud ja ta tahab sind vabaks teha nendest asjadest. Ja see naine pärast ütles, et tead, see puudutas mind. See väike detail, see puudutas, ma vajasin seda. Ja kui meie hakkame evangeeliumi kuulutama oma südamest nendele inimestele, mitte lihtsalt kohustuse pärast, mitte lihtsalt selle pärast, et me läheme praegu välja ja siis peab kuulutama. Ei, ma kuulutan selle pärast, et ma päriselt tahan, et nad kogeksid ja näeksid Jumala armastust, et nende elud saaksid muudetud. Ja kui ma lasen Jumala armastusele oma südamest välja voolata, siis Jumal hakkab rääkima nende eludesse ja sealt saavad prohvetlikud sõnad välja voolata. Täpselt samamoodi nagu Jeesus, kui ta oli seal kaevu ääres ja seal oli see Samaaria naine ja samamoodi Jeesus armastas seda naist ja ta tahtis tegelikult, et ta tuleks päästele. Ja nüüd, kui nad räägivad seal omavahel, siis Jeesusel tuleb see prohvetlik sõna, et sa oled õigesti ütelnud, et sul ei ole meest, sest sul on tegelikult 7 meest olnud, eks ju. Ja ta ütles midagi spetsiifilist tema elu kohta, mida mitte keegi tegelikult ei oleks lihtsalt niimoodi võinud teada, kui ta oleks nagu võõrana temaga kokku saanud. Ja nüüd see avas tema südame ja see naine läks sinna külla või sinna linna ja kuulutas kõigile, et tulge vaadake seda meest, kes on öelnud mulle kõik, mis ma olen teinud. Ja siis see küla tuli kokku ja Jeesus sai kõigile kuulutada. Nii et need prohvetlikud sõnad ja see, kust see algab? See algab sellest, et ma otsustan Jumala armastust talle näidata. Me ei pea tundma mingit suurt võidmist, me ei pea isegi tundma mingit suurt juhtimist. Vahest sa isegi mõtle selle peale, sa lihtsalt räägid. Sa lihtsalt jagad talle Jumala armastust ja selle sees Jumal hakkab tema südamesse rääkima prohvetlikult, tema ellu, tema olukordadesse. Nii et see algab kõik sellest, et me lülitame sisse Jumala armastuse. Vaatame, see on 1. Korintlastele
13. ja 1. Kui ma inimeste inglite keeltega räägiksin, aga mul poleks armastust, oleksin ma vaid kumisev vask ja kõlisev kelluke. Ja kui mul oleks prohveti anne ja ma teaksin kõik saladused ja kõik tunnetatu ja kui mul oleks usk nõnda, et võiksin mägesid teisele paigutada, aga mul poleks armastust, siis see ei oleks minust ühtegi. Vaata seda, kui mul oleks prohveti anne, aga mul ei oleks armastust, siis see oleks tühine. Me võime taodelda neid vaimuande ja neid vägevaid asju, aga kui meil ei ole armastust, siis see on tühine. Sest et armastusest algab see. Sest et kui me laseme Jumala armastusele endast välja voolata, siis selle sees on kõik see vägi, kõik need annid, kõik see, mis Jumal tahab rääkida ja teha nende inimeste eludesse. Me ei tohi inimeste juurde minna lihtsalt külmalt või mingi kohustuse pärast. Sest et siis Jumal tõstab ka käed üles ja ütleb, et nagu me ei tee seda kohustuse pärast. Me teeme seda sellepärast, et me päriselt armastame neid inimesi. Ja Jumal armastab neid inimesi. Ja kui me mõistame Jumala armastust nende inimeste järele, siis meie süda avaneb ja me saame nende eludesse rääkida. Nii et kui sa tahad näha, et rohkem vaimuande hakkab sinu läbi töötama, siis meelega leia viise, kuidas armastada neid inimesi, kes on sinu ümber. Vahest see võib olla mingi tegu, et sa lähed ja teed midagi. Sa lähed ja ostad neile midagi, annad neile midagi, ütled neile midagi. Ja vahest, mis ma olen näinud, mis mulle aitab, on see, et ma vaatan selle inimese poole ja ma otsustan, ma ei vaata tema poole selle välise suhtes, vaid ma vaatan tema poole ja ma mõtlen, et Jeesus suri selle inimese eest. Ja ma mõistan, et nüüd Jeesus armastas seda inimest nii vägevalt ja mina armastan ka teda samamoodi, sest et Jumala armastus on välja valatud minu südamesse. Ja nüüd sellest kohast ma lähen ja räägin temaga ja nüüd hakkavad vaimuannid voolama. Ja nüüd see inimene saab päriselt puudutatud, sest et inimesed tunnevad ära selle. Kas sa räägid siiralt, kas sa tahad lihtsalt midagi maha müüa neile, kas see on järgmine mingisugune diil, millele ta peab jah ütlema, et sa saaksid ta oma sekti või sa tuled päriselt armastusest ja sa ütled, et tead, Jumal muutis minu elu, ma tahan, et ta muudaks sinu elu ka. Ma tahan, et sinu elu saaks muudetud, et sa tuleks välja nendest raskustest, sellest vaesusest, sellest rõhumisest, sellest seotusest, mis iganes nende elus võib olla, et sa tuleksid sellest välja, et sa saaksid vabaks, et sul oleks igavene elu, et sa ei peaks põrgusse minema. Ja et kui meile saab reaalseks see põrgu reaalsus, põrgu on väga reaalne koht ja me peame aru saama, need inimesed on teel põrgusse ilma Jumalata, aga meil on see vastus neile. Ja inimesed tunnevad selle ära, sest seal on palju erinevaid sekte, kes käivad samamoodi kuulutamas, kes panevad ka oma pukid püsti ja räägivad Jeesusest justkui. Aga mis on nende eesmärk? Tule meie sekti, eks ju, tule ühine meiega. Aga meie eesmärk on see, et tule ja vaata, mis Jeesus on teinud sinu eest. Jeesus läks ristile, ta armastab sind. Me jagame Jumala armastust. See on see esimene asi, mida me jagame. Nagu ma alguses ka ütlesin, evangelismikooli alguses, et ma parem lihtsalt räägiks sulle sellest, mis Jeesus on teinud meie jaoks, selle asemel, et anda sulle mingit 5 evangelismi punkti. Sest et kui sa saad aru sellest, kui palju Jumal meid armastab ja nüüd lähed sellega tänavatele ja sul võib-olla, sa ei oska võib-olla rääkida täpselt nüüd, kuidas see evangeeliumi punktid käivad, kuidas see kõige korrektsem viis on. See ei ole üldse nii tähtis. Kõige tähtsam on see, et see tuleb sinu südamest, et sa jagad Jumala armastust nendele inimestele ja see on see, mis muudab elusid. See on see, mis kutsub neid Jeesuse juurde. See on see, mis teeb tööd nende südametes. Ja see on see, mille läbi püha vaim saab liikuda. Halleluuja. Vaatame Jesaja raamatusse. Jesaja 58.
Loen 6. salmist. Eks ole ju mulle meeldiv paast niisugune. Päästa valla ülekohtused ahelad, teha lahti ikke jutad, lasta vabaks rõhutud ja purustada kõik ikked. Eks ole murda oma leiba näljasele ja viia oma kotta viletsad. Kodutumad, kui sa näed alasti olijat ja riietad teda ega hoidu oma ligimesest, siis ilmub su valgus otse kui koit ja su paranemine edeneb jõudsasti. Sinu õigus käib su ees, Jehova auhiilgus järgneb sulle. See on Jumala süda. Jumal tahab, see ei ole lihtsalt see, et ta käsib meil teha seda, vaid miks ta käsib meil teha seda? Sest tema tahab teha seda läbi meie. 7. salm ütleb, et murda oma leiba näljasele. Kui seal on keegi näljane, siis me peaksime olema avatud selleks, et neile toitu pakkuda. Ja viia oma kotta viletsad kodutumad. Kui sul on südames, et keegi inimene varju alla võtta, kes on kodutu, kes on külmas, siis miks mitte seda teha? Leia talle abi. Kuidagi, tänapäeval on nii palju erinevaid programme ja sotsiaalmajasid ja nii edasi, eks ju, mis aitavad, aga vähemalt juhida sinna. Kuidagi võtta ühendust kellegagi. Kui sa näed alasti olijat ja riietad teda ega hoidu oma ligimisest. Me mõtleme, et see kõik on nii nagu selline hea tegevuslik ja teeme head, aga vahest me võib-olla ei ole piisavalt nagu mõelnud selle peale, piisavalt sellest isegi õpetanud, sest et see on see Jumala süda ja see on läbi Piibli igal pool. Jumal valib välja need, kes on võib-olla kõige madalamates kohtades oma eluga, kes on kõige saamatumad ja kõige koledamas kohas oma eluga ja siis ta tõstab nad sellest kohast välja, sest et see on see koht, kus Jumal saab oma au näidata läbi selle. Ja Jumal tahab seda läbi meie elude teha. Ja see ei tundugi see ei peagi tunduma kõige aulisem ja kõige vägevam asi, mida teha, et kedagi aidata ja üldsegi me ei peaks sellistest asjadest nagu uhkustama kuidagi teiste ees. Aga see on midagi, mis Jumal tahab läbi meie teha nende inimeste eludes. Ja me tahame, et inimesed saaksid tõesti puudutatud läbi Jumala armastuse. Ja mul oli siin selle nädala alguses vist oli süke olukord, kus tegin seal Alu külas, kus me elame, tegin sükest jalutuskäiku ja siis kuulen süke kõva piiksumine käib kuskil ja mõtlesin, et äkki mingi veok tagurdab või mingi selline piiksumine, eks ju. Ja siis vaatasin ringi ja siis tundub, et ei ole mingit veoki, aga vaatan, et äkki see tuleb maja seest. Ja seal oli üks maja, läksin maja ukse poole ja sain ka aru, et seal suitsuandur piiksub. Ja läksin sinna ukse juurde, vaatasin, et kas kõik on korras. Ja üks vanatädike tuli välja ja ütles, et oi, et mul on abi vaja, ma ei saa seda suitsuandurit sealt laest alla. Ja ma ei tea, mis mul juhtus, eks ju, seal oli vinguhais oli nagu üleval ja ma ei tea isegi, mis seal täpselt juhtus, me ei saanud aru, aga sain selle suitsuanduri alla võetud, sain selle kinni pandud. Siis ta tuli, andis mulle kommi ja ütles, aitäh sulle, tegi kalli mulle ja kõik, eks ju. Ja mingi lihtne heategu, eks ju. Ja kohe taks mulle rääkima, vaata, näed, minu ema, näed, 107 oleks ta praegu, kui ta oleks elus ja mina ka juba 80-tes, et ei tea, kaua mul veel neid elupäevi on ja kohe ma saan rääkida talle, kuule, aga kas sa tead, kuhu sa oled minemas? Kui sa ühel päeval sured, kuhu sa lähed? Ta mõtles, et ma ei tea, et ma loodan, et ikka taevasse, aga ei tea, ma olen ka pattu teinud, et kunagi, kui mu lapsed olid väiksed, siis ma ikka valetasin oma tütrele paar korda. Ja inimesed mäletavad selliseid väikseid asju, aga vaata, miks nad mäletavad, sest neil on ka südametunnistus. Ja tegelikult kõik inimesed teavad, et nad on pattu teinud ja nad on midagi valesti teinud siin elus. Keegi ei saa öelda, et ta on täiesti valge ja puhas, ta ei ole midagi valesti teinud. Ja seal tulebki see Piibli kirja koht, me oleme kõik pattu teinud. Aga Jumal tahab anda meile seda armuandi, et meil oleks igavene elu. Ja ma rääkisin talle evangeeliumit, et Jumal tahab andestada sulle kõik sinu patud. Olenemata, mis sa oled teinud oma minevikus, ta tahab selle andestada. Ja rääkisin talle ja ühel hetkel vanatädi ütleb, et aga mis ma siis pean tegema? See on nagu see ideaalne olukord evangelisti jaoks, et see on nagu apostlite tegude teises peatükis, kui Peetrus kuulutas ja siis nad hüüdsid, et mida me peame tegema, vennad. Ja see oli just see olukord, ma sain talle öelda, kõik, mis sa pead tegema, on see, et uskuma oma südames.
et Jeesus on sinu issand, tunnistame seda oma suuga. Kutsume Jeesus oma südamesse, et annab andeks su patud. Me tegime päästepalve sealsamas tema koridoris ja see naine oli nii tänulik ja ütles, et milline imeline päev täna on. ja oligi imeline päev, amen. Ja ta sai päästetud sealsamas. Aga kust see algas? Üks lihtne hea tegu. Ma oleks võinud mõelda isekalt, et mis see minu asi on, kellegi suitsuandur piiksub, saab hakkama. Ei tundu, et tuli põleks või tossu ei tule või midagi hullu ei ole ju. Ei, ma lähen ja aitan kedagi. Vahest on mingi lihtne hea tegu. Ma ei tea, lähed vaatad, kellelgi on 2 rasket kotti käes, ütled, kuule, kas ma saan ühe võtta? Ja lähed tee peal, räägid talle Jeesusest. Ja need väiksed teod avavad inimeste südame, sest et see maailm ei ole hea. See maailm ei paku sulle seda headust tasuta. Kui sa tahad headust, sa pead maksma midagi selle eest. Tahad midagi head siin maailmas, pead maksma selle eest. Ja vahest lähed ka inimeste juurde ja pakud midagi, et kas ma saan sulle seda teha ja küsib, et mis see maksab? Vahest palvega on ka olnud, et pakun, et kas ma saaksin palvetada teie tervise, mis see maksab? Sest nad on nii harjunud sellega, et midagi peab maksma kogu aeg selle eest, et midagi ei saa tasuta siin maailmas. Aga meie jagame midagi, mis on tasuta, mis on kink, mis ei maksa mitte midagi sulle. Ja inimesed, see nagu lööb neid pahviks vahest, et vau, et sa päriselt tahadki mulle head. Ja sest, et see on selles maailmas nii harv juhus näha seda. Ja kui me teeme seda, see avab nende südamed, sest nad kogevad Jumala armastust selles. Sest et Jumala armastus on see armastus, mis annab ilma hinnata. Ta ei küsi midagi tagasi. Jeesus ei küsinud meilt midagi tagasi selle eest, et ta läks risti peale ja andis oma elu. Ta lootis, et me võtame ta vastu, ta uskus, et me võtame ta vastu, aga ta andis oma elu täiesti niisama meie eest. Ja nüüd meie saame ta vastu võtta täiesti tasuta. Ja see on see, mida me pakume maailmale, seda tingimusteta armastust, Jumala armastust. Vaatame Markuse evangeeliumisse 12 peatükk. See on vägev, kui on rääkida lugusid, kus keegi saab päästetud. See on hea tunne on. Sest et see näitab seda, et Jumal on liikumas. See ei ole lihtsalt meie mingisugune osavus või võidmine või mis iganes. See on Jumal, kes on liikumas. Ja kui meie hakkame ustavalt tema sõna kuulutama, siis me näeme vilja. Markuse 12:28. Siis tuli ta juurde üks kirjatundjast, kes oli kuulnud neid vaidlevat ja märkas, et ta neile oli hästi kostnud ja küsis temalt, missugune käsk on kõige esimene. Jeesus vastas talle, esimene on see, kuule Iisrael, issand sinu Jumal on ainus issand ja sina armasta issandat oma Jumalast kõigest oma südamest ja kõigest oma hingest ja kõigest oma meelest ja kõigest oma väest. Teine on see, armasta oma ligimest nagu iseennast. Neist suuremat muud käsku ei ole. Nüüd võib-olla mõned meist nagu loevad seda armastama ligimest nagu iseennast. No ma ennast küll ei armasta. No kas sa toidad ennast? Kas sa riietad ennast? Kas sa hoolitsed enda eest? Kas sa teed kindlaks, et sul on soe? Kas sa teed kindlaks, et sul ei ole janu? Sa armastad iseennast. Sa hoolitsed enda eest. Kas me hoolitseme teiste eest samamoodi? Need lihtsad asjad, me ei pea rääkima mingitest suurtest vägevatest asjadest, et ma kogu aeg ennast hellitan suurte asjadega või midagi, aga lihtsalt see tavaline. Me armastame tegelikult iseennast. See ei olegi vale otseselt, et enda eest hoolitseda, ennast armastada. Me ei räägi sellisest isekast armastusest, me räägime sellest, et me lihtsalt armastame ennast. Jumal on meid loonud, ma hoolitsen enda eest, ma hoolitsen oma ihu eest, oma vaimu eest, oma hinge eest. Aga nüüd Jumal ütleb, armasta oma ligimest nagu iseennast. Ja see on see armastus, millega me läheme ja me armastame neid. Ja me ei peaks mõtlema nagu sellisel viisil, et okei, endale ma teeksin niimoodi, aga neile ma annan natuke vähem. Või neile ma teen natuke vähem.
aga me peaks just andma rohkem. Me peaks just tegema rohkem. Sest et vaatame Mattuse 25. peatükki. 25:31. Aga kui inimese poeg tuleb oma auhiilguses ja kõik inglid temaga, siis ta istub oma aujärjele ja siis kogutakse tema ette kõik rahvad ja ta eraldab nad üksteisest, nagu karjane eraldab lambad sikkudest. Ja ta asetab lambad oma paremale käele, aga sikud vasakule käele. Siis kuningas ütleb neile, kes on ta paremal käel, tulge siia minu isa õnnistatud, pärige kuningriik, mis teile on valmistatud maailma asutamisest. Sest mul oli, nüüd vaata, miks nad pärivad kuningriiki? Sest mul oli nälg ja te andsite mulle süüa. Mul oli janu ja te jootsite mind. Ma olin võõras ja te võtsite mind vastu. Ma olin alasti ja te riietasite mind. Ma olin haige ja te tulite mind vaatama. Ma olin vangis ja te tulite mu juurde. Siis vastavad õiged temale, issand, millal me nägime sind näljasena ja söötsime sind ja millal janusena ja jootsime sind. Millal me nägime sind võõrana ja võtsime sind vastu või alasti ja riietasime sind. Millal me nägime sind haigena või vangis ja tulime su juurde. Siis vastab kuningas ja ütleb neile, tõesti, ma ütlen teile, et mida te iganes olete teinud ühele nende mu vähemates vendade seast, seda te olete minule teinud. Mida me teeme nendele, kes on nii-öelda vähemad selle maailma silmis, Jeesus ütleb, me teeme temale. Ta võtab seda isiklikult, kuidas me kohtleme neid, kes on meie ümber. Ja kui me mõtleme seda sellise vaatepildiga, siis me hakkame hoopis teistmoodi kohtlema neid inimesi, kes on meie ümber. Sest et me mõistame, et Jeesus võtab seda isiklikult. Miks ta võtab seda isiklikult? Sest et samamoodi nagu see joodik on koduta, on põlatud inimeste poolest, siis Jeesus oli põlatud täpselt samamoodi. Jeesus hüljati täpselt samamoodi. Tema jüngrid hülgasid ta. Jeesus koges kõiki neid asju täpselt samamoodi ja tal on kaastunne nende inimeste vastu, kes on hüljatud, kes on põlatud, kes on haiged. Tema kandis meie haigused. Ta koges seda kõike ja tal on kaastunne nende inimeste vastu. Ja nüüd sellepärast Jeesus võtab neid asju isiklikult. Ja ta ütleb, et mida meie oleme teinud nendele kõige vähemate seast, seda me oleme teinud temale. See on kainestav mõte. Vaatame Luuka 10. peatükki. Luuka 10, loen 30. Aga vastates Jeesus ütles, üks inimene läks Jeruusalemmast alla Jeerikosse ja sattus röövlite kätte. Kui need riided olid riisinud ja temale hoope andnud, läksid nad ära, jättes ta poolsurnuna maha. Juhtumisi tuli keegi preester sedasama teed mööda alla ja nägi teda ning läks mööda. Nõnda samuti ka leviit. Kui ta tuli sinna paika ja nägi teda, läks ta mööda. Aga üks samaarlane käis seda teed ja ta tuli tema juurde. Ja kui ta teda nägi, läks ta meel haledaks ja ta astus ligi, sidus ta haavad ning valas peale õli ja viina. Tõstis ta oma looma selga ning viis ta öömajale ja kandis hoolt tema eest. Ja teisel hommikul ära minnes võttis ta välja 2 teenarit, andis need peremehele, ütles kanna hoolt tema eest. Ja mida sa veel peaksid kulutama, seda ma maksan sulle tagasi tulles. Kes neist 3 oli sinu arvates ligimene sellele, kes oli sattunud röövlite kätte? Aga tema ütles, see, kes tema peale halastas. Siis ütles Jeesus temale, mine ja tee sina nõnda sammuti. Sa vaatad, siin on preester, ta läheb mööda, leviit, ta läheb mööda, aga samaarlane, kes on tegelikult pagan. Ja Piibel ütleb siin, et kui ta teda nägi, läks ta meel haledaks. Nüüd see oleks meie jaoks häbi, kui inimesed maailmas on pehmema südamega
kui meie selliste inimeste vastu. Seal on maailma inimesed, kes aitavad, kes teevad oma parima, et aidata inimesi, kes on puuduses, kes on oma eludega nii-öelda rappa läinud. Kui nendel on piisavalt pehme süda, et näha selliseid inimesi ja aidata neid ja teha igasuguseid fonde ja programme nende heaks ja nemad teevad seda omast jõust ja omast tarkusest ilma Jumala väeta, aga kui palju enam meie südamed peaksid olema pehmed selliste inimeste vastu, sest et Jumal tahab neid reaalselt aidata oma väega. Need, kes on haiged, ta tahab neid terveks teha. Need, kes on kadunud, ta tahab neid tagasi tuua isa juurde. Need, kes on hüljatud, ta tahab, et nad kogeksid Jumala armastust. Need, kes on oma eluga täiesti rappa läinud, nad on ennast nii-öelda poolsurnuks joonud või mis iganes. Jumal tahab neid taastada ja tervendada ja neile uue elu anda. Ja see vägi selleks on meie sees. Evangeelium, see on meie kätes olemas selleks, et viia nende inimesteni. Ja tihti on see tegelikult, et just sellised inimesed on palju avatuvamad kui need, kellel on kõik olemas ja kes ütlevad, et minu elus on kõik hästi. Mul on pere, mul on lapsed, mul on raha piisavalt, mul on kõik hästi. Nende südamed on kivistunud, sest nad mõtlevadki, et kõik see väline on mulle piisav, mis mul on. Aga nad ei mõista seda, et ühel päeval nende elu lõpeb ja kuhu nad siis lähevad. Ja me ilmselgelt me kuulutame neile evangeeliumi. Me teeme oma parima, et nende silmad avaneksid. Aga tihti nende südamed on kõvad. Aga need, kes on oma eluga nullis kuskil väga halvas kohas, nad on nagu see pidalitõbine naine, kes käis läbi kõik need arstid. Ja siis, kui ta kuulis Jeesusest, et tema teeb terveks, siis ta püüdis ise Jeesuse kinni. Ja ma usun, et see samamoodi tegelikult need inimesed, kes on võib-olla samamoodi, võib-olla nad on nii haiged, et nad on käinud läbi kõik arstid. Kui nad kuuleksid seda, et Jeesus teeb terveks, siis nad püüaksid su ise kinni. Siis sa ei pea neile rohkem kuulutamagi. Nad ütlevad kohe, et palveta minu eest. Sest kui nende silmad avanevad ja nad mõistavad, et Jeesus teeb terveks, siis nad on nii avatud sellele, sest nad vajavad abi. Ja samamoodi, kes iganes inimesed, kes on puuduses, kes on kodutud, kes on narkosõltuvuses, alkoholisõltuvuses, nad vajavad abi ja nad väga hästi teavad seda, et nad vajavad abi. Ja nad otsivad abi, aga nad ei ole leidnud abi, sest et see maailm ei paku neile abi. See maailm pakub neile ainult leevendust, aga Jumal pakub neile reaalset lahendust. Ja seda lahendust me kanname neile evangeeliumi näol. Vaatame Johannes 9. peatükki. Johannes 9, vaen esimesest salmist. Ja mööda minnes ta nägi inimest, kes sündimisest saadik oli olnud pime. Ja tema jüngrid küsisid temalt, rabi, kes on pattu teinud, kas tema või ta vanemad, et ta on sündinud pimedana. Jeesus vastas, ei ole tema pattu teinud ega ta vanemad, vaid et Jumala teod saaksid avalikuks. Meie peame tegema selle tegusid, kes mind on läkitanud. Nii kaua kui päeva on, öö tuleb, meil ükski ei või midagi teha. Nii kaua kui ma olen maailmas, olen ma maailma valgus. Kui ta seda oli ütelnud, sülitas ta maha ja tegi süljest muda ning võidis selle mudaga tema silmad. Ja ta ütles talle, mine pese silmi Siiloa tiigis. Siiloa tähendab läkitatu. Siis ta läks sinna ja pesi ja tuli nägijana tagasi. See pime sai nägijaks. Nüüd Jeesus tegi, mis siin toimub? Jeesus nägi vajadust. Jeesus nägi, et seal oli pime, kes vajab nägemist. Ja ta läks, palvetas ta teenistada ja ta sai nägema. Ja nüüd, kui me vaatame 35. salmi, see lugu läheb edasi. Jeesus sai kuulda, et nad olid ta välja tõuganud, siis templist. Ja kui ta tema leidis, ütles ta, kas sa usud inimese pojasse? Mida ta räägib? Ta räägib evangeeliumit talle. Põhimõtteliselt, kas sa usud Jeesusesse? Tema vastas ja ütles, issand, kes see on, et ma võiksin uskuda temasse? Nüüd vaata, ta on avatud. Ta on avatud. Ta küsib, kes see on, et ma võiksin uskuda temasse. Jeesus ütles talle, sa oled ju teda näinud ja see on tema, kes sinuga räägib. Aga tema ütles, issand, ma usun
ja ta kummardas teda. Ta sai päästetud siin. Ta võttis Jeesuse vastu. Ta ütles, et ma usun sinusse, Jeesus. Ja kust see algas? See algas sellest, et Jumala vägi tegi midagi tema elus. Jumala vägi tegi ta nägijaks. Me lugesime alguses Jeesuse võidmisest, et seal oli see, et issanda vaim on mind võidnud ja ta tõi need erinevad kategooriad välja, seal on need seotud ja murtud ja pimedad ja nii edasi ja Jumal tahab neid aidata oma väega ja me näeme siin, see pime sai nägijaks ja siis ta süda avanes ja Jeesus juhatas ta päästele. Ja samamoodi meie saame olla need, kes lähevad välja, me näeme vajadust, me täidame selle vajaduse ja me pakume neile evangeeliumit. Sest et inimesed, nagu ma ütlesin, nad ei leia siit maailmast Jumala armastust. Nad leiavad seda ainult Jeesusest ja meie saame seda neile pakkuda. Ja oleme selles suhtes tundlikud Jumala vaimule. Vahest me ei peagi kohe minema lihtsalt evangeeliumiga, vahest me peame küsima, kas ma saan sind aidata, kui seal on mingi olukord, kus ma saan neid aidata. Kas ma saan teie eest palvetada, kas ma saan teie tervise eest palvetada, ma näen, et teil on see probleem või too probleem. Ja me pakume neile Jumala armastust, me pakume neile tasuta seda, mida mitte keegi teine ei saa neile pakkuda, kui ainult see, kes tunneb Jeesust. Ja me palvetame nende eest ja Jumala vägi teeb nende seest tööd. Ja see on see, mis puudutab nende südant, mis avab nende südame ja nüüd me saame Jeesuse juurde kutsuda. Olgu see mingi väike või suur asi, olgu see, nagu ma rääkisin sellest suitsuanduri loost või olgu see, et keegi küsib sult süüa lihtsalt ja sa annad talle süüa. Nende süda avaneb ja Jeesus saab nende südamesse tulla. Amen. Isa, me täname sind selle sõna eest, me täname sind, Isa, et sa oled meie südameid üles õhutanud selleks, et aidata inimesi, et olla need, kes teevad head ja Isa, olla need, kes pakuvad sinu armastust nendele, kellel on vajadus. Isa, siin maailmas on nii palju inimesi, kes on katkised, kes on murtud, kes on hüljatud. Ja Jeesus, me teame, et sul on kaastunne nende vastu ja Jumal, me palume, et sa annaksid oma kaastunde meile. Õhuta üles meie südametes oma kaastunne. Õhuta üles meie südametes oma armastus nende inimeste vastu, kes seda kõige rohkem vajavad. Isa, kelle südamed on avatud ja kes on otsimas abi, kes on otsimas tervenemist, kes on otsimas vabadust sõltuvustest, kes on otsimas varustust, kes on elamas vaesuses. Jumal, anna meile seda armu, et neid aidata. Anna meile sõnu, anna meile varustust, et neid aidata, Jumal. Me täname sind, Isa, et sinu vägi on meie sees ja kui me palvetame nende inimeste eest, nad saavad oma lahendused, nad saavad terveks. Ja Jumal, ma tänan, et sinu püha vaim, et sinu headus toob nad meeleparandusele. Tänu sulle, Isa, selle eest. Jeesuse nimel. Amen. Tahtsin lihtsalt ühe kirjakohaga veel lugeda, see ei pea sinna pöörama, aga Rooma 2.4 ütleb, et Jumala heldus tahab sind juhtida meelt parandama. See on Jumala heldus, see on Jumala headus, mis toob need inimesed meeleparandusele. See ei ole meie mingisugune selline hukkamõist. Me ei peaks inimesi hukkamõistma, sest nad on nagunii kadunud. Nad elavadki maailmas, nad elavadki patuorjadena. Sa ei lähe orja juurde ja sa ei ütle, et sa oled täielik ori, sa kogu aeg allud sellele bossile, kes on sinu üle. Ori ütleb, muidugi, ma olengi ori ju. Mis ma siis muud peaks tegema? Ma olen ori, ma allun sellele, kes on minu üle. Samamoodi maailmas inimesed on patuorjad ja nad alluvad patule. Ja me ei peaks neid hukka mõistma, vaid me peaks Jumala armastuse neile tooma. Me peaks neile mõista andma, et Jumal tahab neid sellest orjusest päästa. Patuorjusest, vaesusest, haigustest, seotustest, kõigest sellest kurjast. Jumal tahab neid päästa, tahab neile anda igavese elu. Amen. Tänu Jumalale. Tänaseks lõpetame ja näeme siis laupäeval kell 11.